Hetkel paikneme majandusmetsas, mis on circa 30 aastat tagasi uuenenud sööti jäänud põllumajanduslikule maale. Siin näeme ülarindes kasvamas kaske, kuid looduslikult on juurde tulnud ka kuuske, mis on siis varjutalu puuliik ja suudab kase all kasvada. Eesti Maaülikool on Ecoloop projekti Eesti pilootala juhtivpartner ehk meie töö on koordineerida kõiki Eesti pilootala peal tehtavaid tegevusi. Täpsemalt meie muud suuremad ülesanded projektis Ecoloop on tööpaketi kuusjuhtimine ning süsinikukalkulaatori arendamine. Süsinikukalkulaatorit võib pidada meie peamiseks eesmärgiks, sest kõik meie tehtavad tegevused kogu projekti raames pakuvad kas süsinikukalkulaatorile sisendit või on sinna arendusse kaasatud. Foreco roll Ecoloopi projektis on olla Eesti Maaülikooli poolt arendatava süsinikukalkulaatori testijaks. Samuti me tegeleme projekti raames metsast puidu varumise ja logistikaga. Projekti Ecoloop raames võtame ka täpsemad puiduproovid, milles siis analüüsitakse puidu raskemetallide sisaldust ja täpselt keemilist koostist. See tervikkomplekt andmetest, mis me oma katsealalt saame, lubab meil teha järeldusi, kui palju on Eestis sobilikku maad kindlate lehtpuuistandike rajamiseks ja kui suur on nendest istandikest saadava puidu potentsiaal biorafineerimiseks. Hetkel teostatakse siin harvendusraiet. Harvendusraie on üks hooldusraiete alamliike, kuid puud on saavutanud juba piisava suuruse, et majanduslikult on mõistlik see puit siit metsas ka välja viia. Ehk enamasti on omanikul harvendusraiega juba võimalik saada ka tulu. Harvendusraie üks põhilisi eesmärke on kindlasti tulevikupuistu vormindamine, et tulevikus uuendusraie ajaks oleks meil siin kasvamas ilusate tüvedega puud ja siit saada puit oleks kõrge kvaliteediga, mida saame kasutada siis pikaajalistes toodetes. Ehk harvendusraie käigus raiutakse enamasti puid, mis on kas alla jäänud, nad on halbade tüveomadustega või juba vigastatud. Kuid igas puistust, iga raiega saadakse mingi kogus madala kvaliteedilist puitu. Selle puidu üks võimalik kasutusviise on muidugi energiapuiduna, kuid kliimamuutuste kontekstis oleks mõistlikum ka nendest valmistada pikemaajalisemaid tooteid. Ja just siin tulebki mängu Eesti pilootala partner Fibenol, kelle ülesanne Ecoloop projektis on testida erinevate lehtpuude puidu sobivust biomaterjali tootmiseks. Fibenolis siis tegeleme me suuresti puidu fraktsioneerimisega, ehk kui puit koosneb erinevatest komponentidest, tselluloosist, hemitselluloosist, ligniinist, siis siin me lööme nad omavahel lahku ning teeme sellest erinevaid tooteid. Kui meil igapäevane protsess või igapäevane toimetamine siis toimub praegusel hetkel kasebaasil, siis Ecoloopi projekt annab meile suuresti siis platvormi, et testida väljaspool kaske siis erinevaid lehtpuuliike. Konkreetsemalt siis antud projekti raames kasutame me siis leppa ja haaba, et näha esiteks, kuidas see protsess sellele reageerib ja samamoodi siis näha, et kui me saame kas selle ligniini lõpptoote, kas need lignotseluloossed suhkrud, ehk kas nende omadused siis on sarnased sellega, mis me saame kasest ja kui nad erinevad, siis mismoodi ja millisel määral nad erinevad siis. Mul on käes siis praegu 2 produkti, mida me siis hetkel suure skaalal või demoskaalal toodame. Esiteks on siis pulbrine ligniin, mis leiab kasutust siis liimide valmistamisel, biokomposiitides, samamoodi asfaltis. Lisaks nende kõrval töötame siis aktiivselt, et seda ligniini kasutusampluaad järjest laiendada ja laiendada. Teises käes on mul siis puidusuhkrud, mis siis peamist kasutust leiab soojustusmaterjalides kui ka siis fermentatsioonirakendustes.